Pole jõudnud sissejuhatustki teha ja juba on ühel mehel kala käes. Ta on lihtsalt on selle ja nii. Läheb ilusti tagasi. Hopsti. Kuule, aga kurat, teise viskega või? Uskumatu. No tere taas, sõbrad. Oleme täna tulnud Taaviga kalale. Taaviga käisime siis püüdmas ka Pärnu jõe peal koha, kui olin vennaga. Taavil on paat ja oli nii lahke poiss ja võttis meid ka kohale kaasa. Aga täna oleme tulnud siis jõekat püüdma. Alustame sellest jõest, kust mina siis 24 veebruar püüdsin. Ja vaatame, kuidas meil siin on. Plaan on teha täna hästi mitut erinevat jõge, siuke paar tunnikest püüki, siis liikuda järgmisele jõele. Mõne jõe kohta ei teagi, kas on vaba ka või ei ole vaba vett. Aga ühesõnaga, juba ei on jõudnud teha sissejuhatust kera, kui juba oli siis Taavil kala käes. No siuke 25 sendine. Aga okei, õues on 1 kraad sooja. Täna on reedene päev, ehk siis 27 veebruar. Püüame ja vaatame, kuidas siis täna. Korralik kala. Korralik kala. Mõõdukala jälle. Ma ei pannud kaameratki käima. Korralik kala jälle. Mingi ülestapu enne. Nii. Oi, siin on maltsa palju, aga opadi! Kuule! Mudakoll. Thanks! Ja, mudakoll, jah. Okei. Julm mudakoll. Panen praegu siia. Aga... ma korra mõõdan. Oi, jummel. Jälle 40 kala. Aga see on siuke hästi peenike. Nii. Praegu tahab... Oi. Nii. Noh, ei saa väga head vabastamist. Kaldad on kõrged. Nii. Sõbrake, mine. Nii, läks. Kabumm! Kala on. No nii, sõbrad. 15 minutit püüki ja 40 sentimeetrine kala käes. Ja Taavil on siis 25 sendine, nii et me oleme 15 minuti jooksul saanud juba kaks kala, nii et pole üldse paha algus ja hooaja teine püük ja jälle 40 kala, et ma mõõtsin see ka ridva kõrval ära ja oli ka jälle tõht-täheni, ehk siis tõht-täht tähistab mul sellist 40 sentimeetri piiri, aga see kala oli siuke hästi kõhna, nii et kiiresti landi vabastus ja siis tagasi ujuma. Nii et uskumatu, sellist hooajaga algust ei mäletagi, et nii hea hooaja algus oleks olnud. Aga püüame edasi ja tundub, et kala sööb. Nii. Teine kala. Vaatame, kas teeme duubli ka või? Oih. Saan aidata või? Nii, läks tagasi. Ei kurja, sa selles suhtes tüki arvult oled must juba eespool, tead. Oota. Jah, nüüd. Nii. Võlusid ära ikka või? Kuule, see võib isegi mõõdukas olla. Ma hoian sul kinni siit. Ma hoian kinni. Nii. Aitan või? Kuule, see võib mõõdukas olla, jah, isegi. Aga see on, tegelikult vist isegi mingi... Pigem ei ole vist, jah. Ei ole, jah. Siuke 30. Aga kena kala ikkagi. Ja tuli ära siit või? Ma just eelmine kord püüdsin ja mitte midagi ja jube hea koht on see ka, siin. Ma siin loodan duublit. Tuli lihtsalt. No, jah, siuke 30. Nii. Ma hoian kinni. Kõrged kaldad. Läks või? Ei läinud veel.
sa pead... No. Nii, läks. Läks. Ei tull. Ma vaatasin, et tule. Noh, ei taha minna, noh. Keera kuidagi teistpidi või nagu, ma ei tea. Nii, hoian kinni. Ops, pani hüpekat siis, jah. Ai, tüki arvu poolest oled ikka must nii ees ju. 3-1, noh. Nii, näe. Ma saan panna sul siin. Anna, pane. Nii, hops. Olemas. Kuule, hea töö. Me siis lõpetasime ära sellel jõel, et kogu action toimus, ma ei tea, esimese poole tunni sees. Mul juba mingi 15 minutiga oli ilus mõõdukala käes, isegi vähem. Aga rohkemat nagu ei ole midagi toimunud. Nii et nüüd lähme vaatame kuskile järgmisele jõele. Aga ongi see, et ei tea, kas on jõgi lahti või ei ole. Aga igatahes autoni me sumpame tagasi ja lähme otsime mõne teise jõe. Siit, kus ma selle esimese kala sain, jätsin oma tangid siia. No näed. Ja tangid tagasi. Väga hea. Ilma kadudeta senimaani. Matkasime nüüd läbi lume teisele jõele ja suureks üllatuseks või et ta nüüd nii suur üllatus on, aga jõgi on lahti. Et natukene allpool on jõgi tegelikult jääs täitsa. Jää on täitsa peal, aga siin ilusti lahti ja ma ei näe siin ühtegi jälge ka, nii et keegi ei ole veel. Mul on siuke tunne, et keegi ei ole see hooaeg isegi mitte siin käinud veel. Nii et lootused on natukene suuremad. Veetasemed küll on madalad, aga ei midagi hullu äkki. Ühesõnaga me oleme jõudnud järjekorras tegelikult juba 5. jõgi, mida me täna püüame, kuigi 5. jõgi, mida täna püüame, aga kuigi siuke 2 jõge oleme püüdnud, mingi siuke 10 minutit maksimum. Ja ühel jõel oli auto ees, nii et ja tõenäoliselt siin jõel me oma päeva lõpetame. Aga kõige edukam püük oligi esimesel jõel, kus mul õnnestus 40 saada ja Taavi on saanud 3 kala siukest 25-30 senti. Aga püüame veel natukene aega ja siis vaatame. Loodetavasti täna tuleb ikka veel midagi. No, kuule, õpib püüdma, aine. Just läks kala otsast ära, aga väike oli. Taavi muidugi ütles, et ta viskas sinna, aga asi on skillis. Kui sul skilli ei ole, siis ikka kala ei saa ka. Ja mul oli just teine võtt. Väga agressiivselt togis. Sealt tuligi. Aga jah, see pani korraks mul isegi selle siduri korraks niimoodi. Hea vise jälle. Nii, Taavil oli ka võtt just. Oi, hea vise. No nüüd tuleb võtt mul ka. Või oli ka ainult 1 kala seal või? Opa, lendas. Aga siit kohe ära mine väga kaugele. Paned kohe jälle diagonaalis. Laks. See on kõik siin hea äär. Kuuse puhul on selline äge müts peas. Teeme siia näo. Nii. Äge nägu. Rahul.
liigume edasi. Täna oleme 5 jõel käinud. Noh, 2 jõge olid sellised, kus me tegime 10-15 minutit püüki. Aga teistes jõgedes oleme natukene ikka rohkem siin aega panustanud. Esimesel jõel 2 tundi või noh, umbes nii. Sellel jõel ka natukene. Ja nüüd kõnnime tagasi autoni ja vaatame, kas me jõuame täna veel ühe jõe võtta. Äkki jõuame, aga pole aimugi, mis seisus see jõgi on. Aga eks ole näha. No nii, kell on saanud märkamatult 5 ja kokku siis käisimegi 6 jõel. Jah, kui ma nüüd ei eksi. Ja viimasel jõel ka täiesti 0, nii et kogu action siis toimuski päeva esimeses pooles, esimese poole tunniga põhimõtteliselt, kui mina sain, siis ma ei tea, ma arvan, et me olime mingi 5 minutit kõige rohkem püüdnud, kui mul tuli see ilus 40-sendine kala otsa ja siis sai järge mööda, sai Taavi praegu vahetab seal riideid, sai Taavi 3 kala, siuksed 25-30 senti ja siis päeva peale veel tuli igast võtte ja järgi ujumise, aga rohkem kala ei õnnestunudki kaldale saada, nii et selline see talvine püük nagu on, mis seal ikka. Aga olgu, vähemalt on jälle ilus kala kätte saadud ja jälle Monti järgmine kord ka tulla, nii et tšau, pakaa ja varsti jälle näeme.